Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin hamburile on tulemas lähitulevikus, mis on hamburile tulemas, sopsti. Ja väga kiirelt hambur siin andis ja tundub, et on siin ka võetud üks lisakaart. Meeldiv, oi, 2 lisakaarti tundub siit tulevat hamburile esimesena muidugi kohe väljas siin müntide 7. Müntide 7 peaks tähendama, et mingid asjad hakkavad siin vaikselt hamburi jaoks arenema või näete juba mingeid tulemusi. See on kindlasti ka siuke nagu natukene puhkamise kaart või aja mahavõtmise kaart või see kaart ütleb, et ei pea ilmselt kiirustama, et te võite võtta ka natukene hoogu maha, vaadata olukorda eemalt, hinnata olukorra üle ja siis teha alles edasi siin nagu plaan, et kindlasti kaart ütleb, et ei ole vaja kiirustada, et mingid asjad peaksid arenema ise ka. Muidugi nüüd teise kaardina on siin väljas sauade baas, kindlasti siuke hästi hea entusiasmi kaart, julguse kaart ja ka proovimise kaart. Ja see kaart võib siin nagu öelda, et kui minevikus midagi ei õnnestunud, siis võib-olla nüüd proovige uuesti ja tuleb palju parem tulemus. Et uute huvitavate mõtete kaart ka kindlasti muidugi siuke nooremapoolne energia, samas sauadega, kuna on siuke tugevam seksuaalne energia, siis kindlasti see võib olla ka siuke nooremapoolse kütkestava kirgliku austaja kaart. Ja tõesti see võimalus siin on, sellepärast et on siin tegelikult välja anda ka esimesse ritta veel karikate 2 ja karikate 2 näitab siis nüüd hästi tugevat siukest spirituaalset või hingelist sidet või tõmmet. See võib tähendada seda, et kokku saavad 2 justkui nagu 11 täiustavad inimesed, kes võivad luua hästi harmoonilise ja tasakaaluka sideme ja suhte. Siin on hästi palju positiivseid emotsioone ja see on jah siuke nagu hingesuguluse kaart. Et hamburil on siin mingid väga head võimalused ja võib siin olla tõesti jah mingi nooremapoolne kütkestav kirglik austaja, sauad võivad näidata mingit sportlikkust või head välimust, eks ju. Nüüd teine rida on siin välja anda karikate 7. Karikate 7 on siis selline hoolikalt läbimõeldud otsuse või valiku kaart, sest karikate 7 nagu ta näitab nagu suurt siukest võimalust ja palju valikuid, aga kindlasti see kaart ütleb ka seda, et kõik valikud või võimalused, mis teie suunas tulevad, ei pruugi nagu positiivsed olla. Et on siin ka mingeid häid pakkumisi, mis viivad teid kuhugi halvale teele ja kaart soovitab teha siis läbimõeldud otsuse või valiku ja läbi selle siis väljuda mingist mineviku tsüklist. Nüüd aga järgmise kaardina on siin väljas hamburi jaoks ka karikate rüütel ja karikate rüütel on väga hea rüütlikaart, sest see näitab siukest romantilist austajat. See on siuke tunnete avaldamise kaart ja siuke emotsioonide kaart. Võib ka tähendada mingid kutseid. Alati rüütlid ei pea olema austajate kaardid, et võib ka tähendada, et ise tunnete ennast nagu romantilisena, aga kuna teil on siin see karikate 2, eks ju, siis tegelikult sobib väga hästi siin see karikate rüütel ka lugemisse sisse. Et mingid suhteenergiat, kui olete suhtes olev inimene, siis peab see tähendama kindlasti mingeid arenguid. Muidugi sellisel juhul sauade baas võib tähendada üldsegi lapse energiat, eks ju, et rasedust. Et võimalusi kindlasti siin on ja tuleb nüüd viimase kaardina teise ritta välja ka müntide kuningas. Müntide kuninga energiat on siis võimalik endal saavutada, aga võib ka kindlasti olla austaja partneri energia. Tegemist on meesenergia kaardiga, aga võib ta tähendada mõlema sugupoole kaarti. See on kindlasti siuke stabiilne, turvaline, usaldusväärne isik, hästi hooliv, leidlik ja mündid ikkagi näitavad kas mingit head järge või head õnne või midagi taolist. Nüüd eelviimase kaardina, tuleb siit hamburitele välja ka veel müntide äss ja see on alles teine äss vist tänases lugemises, et ma ei tea, kas siin vähil tuli vist karikate äss välja, aga teine äss tänases lugemises tuleb siis välja hamburile ja müntide äss. See on siuke ülima külluse, rikkuse, viljakuse kaart. Viljakus jällegi siin võib tähendada rasedust. Siin on see võimalus olemas selle karikate 2 hingesugulus sideme ja romantilise austajaga. Muidugi 2-7 on siin ka, eks, et midagi võib olla number 7-ga ka seoses, 7 või 77 võib midagi tähendada, eks ju, aga müntide äss kindlasti võib siin öelda, et mingid soovid või unistused võivad täituda, et kindlasti tasub manifesteerida ja unistada siin suurelt. Et väga palju võimalusi tööalastes olukordades ka, siin on 2 münti järjest ja alguses oli meil väljas juba ka müntide 7, ehk siis rahaline energia on hea ja tuleb siit veel seda head energiat ka juurde, tuleb siit lõpetuseks müntide 3 ja muidugi müntide 3 on väga hea siuke nagu meeskonna töökaart ja müntide 3 võib siin mõnikord teile üritada
üritada öelda, et kui te soovite ise kiiremini areneda enda olukorras, siis tasub teha teiste inimestega rohkem nagu koostööd ja läbi selle on siis võimalik teha mingeid uusi plaane ja noh, lõpuks ongi siin nüüd 3 viimast kaarti tulid mündid, alustasime mündiga, et kindlasti kellelegi siin ka mingid tööolukorrad võimalikud võib ka olla nii-öelda tööl tekkida kellegiga, et see võib hoopis sihuke lugemine olla, et kellelgi on tööl mingi justkui sihuke hingesugulus side või suhe. Aga väga positiivne hamburid selleks korraks siis teile kindlasti visake ikka pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ikka ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.